No tere jälle siis, alustame seda osa kohe sõidu pealt, kus mu mikker on ühendatud loodetavasti ja ma loodan, et aku vastu peab, mul akusid polnud kaasas, nii et ma ei saanud vahetada. Igatahes lähme käime ülevaatusel ära. Ma olen endiselt haige, ma mõtlesin tegelikult, ma ei filmigi siin alguses seda sõitu, aga kui juba, siis juba. Lähme sinna, näitame Elkuri ette, anname dokumendid, loodame, et enam rattaga kohale ei pea minema ja saab uued dokumendid järgmine nädal äkki 2-3 päeva pidi minema, aga noh, siin on pühad vahel jälle, homme on vaba. Täna on 5, homme on siis 6, kus on 3 kuningapäev ja siis keegi tööd ei tee. Ja mul on suht halb olla. Mul on siin palavik olnud, noh praegu õnneks ei ole, aga viimastel päevadel olen siin siruli olnud suht ainult. Ei tea, mis toimub. Alles korraks sain 9 päevaks terveks ja siis samamoodi jälle siruli. Võt, aga lähme, ega ma ei jutustagi siin palju rohkem, lähme käime ära ja kui akut veel pärast jätkub, siis räägin, mis toimus. Ja ongi ülevaatusel käidud, jubedalt läks aega 15.45 oli ülevaatuse aeg, kell on 5. Nüüd sai tehtud. Igatahes algul läksin sinna, panin aja või noh, ütlesin, et mul on nüüd aeg ja siis läksime sinna ootama sinna ülevaatusputka juurde ja siis tuli esimene ülevaate, küsis, kas ma panin tagasi selle, ütlesin ei pannud, siin on mul need paberid, et kas ma siis pärast lähen nendega sinna kontorisse maksma seda ja noh, annan dokumendid, jätan sinna. Aga tegelikult oleks siis pidanud ennem seal ära käima või noh, kohe kontoris ära andma ja ära maksma ja siis ütles naine, et noh, minge oodake seal jälle. Birgit ei saanud algul aru ka, mis ütles, siis ma ootsin natuke aega, siis tuli ülevaatus vend ja hakkas jälle seal mingeid asju tegema, vaatas üle, et Elkur oleks küljes ja siis hakkas heli mõõtma ja siis ma näitasin mingi segadus tekkis, mõtlesin, et kas ta hakkab nüüd uuesti mul ülevaatus nullist tegema või midagi. Ja siis mõõtis heli üle lihtsalt ja oligi kõik. Ja andis mulle, ütles, et davai, tule välja 5 minutit, siis tuli tagasi paberitega. Andis mulle ajutised mingi paberid, kus on siis, noh, mis siis on selle tehnilise dokumendi eest, et ma võin mootorrattaga ringi sõita. Ja sai 2 aastat nüüd ülevaatust, 2028 aastani jälle siis rahumajas. Nüüd paar päeva peab ootama dokumente ja siis on korras. Saab rattad tagasi lõpuks anda. Nüüd on lõpuks nendega kõik. Ja veel käis seal, kui ma ootasin seal enda aega, siis tuli veel üks tsiklivend ülevaatusele ja täna ikka tuli neid siia. Väga soe ei ole, alla 10 kraadi on praegu. Ma ei tea, kus mul ossa liiga kõrgeik, ma ei tea, kus mul soojad kindad ka on, et noh, käed õnneks ei külmeta, need tuulesuunad siin päris hästi hoiavad ära. Aga tehtud on, lõpuks rahumajas saab garaaži nüüd ruumi juurde loodetavasti. Ei tea, kas see nädal saab, aga samas tegelikult võib järgi tulla, et saab dokumendid, siis tuleb järgi näiteks, kui on olemas, et saab nüüd arutada temaga. Ja siis saab nendega ühele poole selleks korraks. Lõpuks pikk projekt. Oh, issand jumal, ma ei oska sõita enam. Kogu aeg nii kõrge käik. Ma ei tea, kaua need rattad mul on olnud siin pool aastat rekordaeg sikli remondile. No, Hispaania mõistes on see vist väga lühike aeg. Et jah, miks mul ma unustan suunad lööd ka peale. Liiga külm, et sõita aju ei tööta ka, ei ole üldse tegelikult hea olla. Lähme pargime ratta ära ja lähme perekonnale järgi ja ongi rahumajas. Vot, davai siis.
mis meil siis eile siin toimus veel? Eile sai päeval ülevaatusel käidud, ilm oli ilus, mõnus, hea. Siis õhtul mingi veerand 7 aeg läksime selle 3 kuninga üritusele siis, kus läbi linna need 3 kuningat sõidavad ja loobivad komme siis terve aeg. Käisime seal ära, jooksime veel, pärast olime keskväljaku, lootsime, kui need 3 kuningat tulevad, aga siis hakati teisel pool jõge laskma ilutulestikku, jooksime sinna Danieliga, vaatasime selle ära ja siis hakkas loomulikult vihma sadama pärast seda kergelt. Ja õhtul hakkas järsku lund sadama. Mobla näitas mulle ennem juba hoiatas, et täna hommikul võib hakata kerget lund tulema, aga ei, see hakkas juba eile õhtul pihta. Nii et nagu siin näha on, siis ja nagu mu eelnevates klippidest juba korra näha oli või ma ei tea, millal need klipid tulid, igatahes meil sajab lund siin normaalselt. Et ma tulin Oldenegi jalutama, et saaks natuke filmida ka siis seda lumist linna, mida siin me pole näinudki veel. Pole nagu lumesadugi 2 aastat näinud või ma ei tea, mitu aastat nüüd. Olden tahab mind siin pikali tirida. Ja eks vaatan, kuidas see filmid on. Lumega ei ole väga hea filmida, kui saab kogu aeg see kaamera peale. Aga lähme vaatame siis natuke lund. Lapsed olid küll ülirõõmsad. Ehitasid juba maja ees natuke lume ja memmesid. Aga siin on siuke lörts. Kõva lörts on lihtsalt maas, et ega saab hästi ehitada, aga ega teda kauaks jääda. Või terve on plussis ka olnud. Siin pole kordagi miinust tulnud öö jooksul. Ja praegu on ka vist 3 kraadi näitas toas. Aga lähme jalutame. Uus päev kätte jõudnud jälle, täna on 3. päev, alles nüüd jõudis küünal. Tegelikult vist oleks juba esmaspäeval kätte saanud, aga Birgitile helisin Mobla. Minu meelest on seda ennemgi juhtunud, et talle tuleb lihtsalt SMS-id, et on 2 korda helistatud ja see kord oli samamoodi, et kella 2 aeg tulid talle SMS-id, mida ta hiljem nägi, aga vastamata kõnesid või et keegi helistanud oleks, sihukest asja ei olnudki. Et ei tea, igatahes 3. päev, täna jõudis kohale küünal. Tsikkel on juba paigas, tsikkel roller ja võtame siis, mis me võtame enam, küünal juba sealt luuk eest, küünal maas ja võrdleme siis küünlaid. See on uus küünal, see on vana, päris räme erinevus on siin elektroodidel, et kui näha, jah ikka näha on, et see on päris korralik vahe, miks ta nii tume on, kui ma siin kokku panen need. Aga midagi saab vist aru, kus lampi saab ka põlema panna. Igatahes jah, siuke ta on ja ennem vist oli paremini aru saada, aga ma arvan, et see võib olla küll sellest, et tsikkel tööle ei lähe ju. Kui see on ikka nii kõvasti siin ära kulunud ja see vahe on nii suur, et ta ei jõua süüdata enam. Et ma ei tea, ma panen külge ja proovin kohe tööle ära ja siis võiks aru saada, sest et ega mul siin toas, palju mul siin kraadi näitab praegu 8,5 kraadi, et midagi mõnusat siin ei ole ja õues on tegelikult ka sama soe 8 kraadi, päike läks peitu, lund, suts veel on mõndades kohtades, aga jah, teeme seda nüüd, paneme küünla paika, tahaks kohe teada, kas läheb tööle või ei lähe.
arvatavasti läheb, kui ei lähe, siis on küll kurb, ma panen tööle nüüd. Ja kas oli kasu küünlavahetusest? Loomulikult mitte. Vähemalt kui ma nüüd selle tööle proovisin siin panna, siis ta, ma ei tea, ma ei oska öelda, kas ta läks parem või mitte. Aga selles mõttes ta tahab käivitamist saada ikka jube pikalt. Või noh, hästi mitu korda, sest et 5 sekundit umbes laseb käivitada, siis ta lükkab tagant ära ja siis uuesti. Et põhimõtteliselt ütleme nii, et sellest kasu polnud. Ma unustasin filmida, mul on siin, või noh, ma nüüd juba panin kokku tagasi kõik. Ma tegin mingeid pilte, ma arvan, ma saan panna siia taustaks ikka pildid jooksma, aga noh, ratas on täiesti lahti, võtsin siis terve gaasiklapi maha siin, ega siin väga midagi puhastada ei ole selles mõttes, et siin on kõik suht kinnine süsteem, ainult selle gaasiklapi või liblika ümber sain puhastada, see oli suht räpane ja rohkem midagi on, natuke puhusin neid vahekäike läbi, mis seal on. Aga väga mitte, sest seal on elektroonika ja mul ei ole seda gaasiklapi puhastusvahendit, et karpa sellega ma ei hakka tegema selle elektroonika juures ja ma sutsun kergel, lasin seda mitte breiki, vaid ketipuhastusainet, sest see on natukene lahjem, aga ma ei hakanud seal väga hullu panema, et ma puhusin õhuga natuke läbi ja ega tegelikult mul ei olegi praegu rohkem midagi, ma võtan õhufiltri maha, puhastan selle ära, vaatan, mis seisus see on. Ma korra tegelikult tegin seda, ta on suht räpane, aga ma millegi pärast ei usu, et selles asi on. Et jah, gaasiklapp oli veits räpane, aga mitte midagi nüüd nii hullu, ma arvan, et see hakkaks jamama. Praegu on kahjuks jah juba mootor korra käima läinud, nüüd ta läheb kogu aeg ilusti käima, et mul ei ole midagi siin testida enam. Eks ma ootan hommikut. Kui hommikul käima ei lähe, siis ega ma ei oska siin midagi rohkem teha. Mul ei ole siin väga miskit testida. Ma natuke uurisin asju siin, võib olla see, et see tühikäigu või see stepper mootor või mis iganes see on, mis on siis tühikäigu õhumootor või see, mis seda klappi reguleerib, see võib olla paigast ära, aga seda saab ainult arvutiga paika timmida. Ja võib-olla ongi arvutiga siin vaja lihtsalt uuesti kalibreerida asjad ära, aga mul ei ole asju. Ma ei hakka ostma selle praegu ka endale mingit arvutit siia, sest et raha pole ilmselgelt, need maksavad suht palju. Tegelikult saab ju mingid siukseid kergeid diagnostiseadmeid ka, aga ma ei tea, ma võib-olla uurin, et kas nendega annab siukseid asju kalibreerida, sest et kunagi ma uurisin mingi BMW GS 650 kohta, mille ma tahtsin Honda vastu vahetada, mis ei läinud käima, või mis ei käinud normaalselt, siis seal oli ka see, et oli vaja midagi, oli ka vist gaasiklappi vaja rekalibreerida ja siis ma ei leidnud siin iga seadme kohta infot, kas saab seda teha või saa, et siis kõik seadmed ei toeta seda. Vot, ja mis toetas, maksis 4 sotti, aga siin ma olen leidnud mingeid, mis maksad 50 €, mingi FX Tull või FX TUL. Äkki oli siuke mingi seade, mille saab juba 50-ga ka kätte. Ja seal on on toetatud siis Vespa, ma ei tea, kas Piagi oli, aga Vespa ja need põhimõtteliselt sama asi. Et jah, vot, ma ei tea, aga praegu ma panen kokku tagasi, puhastan õhufiltri veel ära, ma rohkem filmi. Eks hommikul panen käima, kui on seisnud, vaatan, mis teeb. Ja iga ongi kõik, rohkem ei ole siin midagi teha. Vot, et eks vaatab edasi, mis saab. No nii, laupäev jälle kätte jõudnud siin nagu naksti. Ega väga midagi teha. Teinud ei ole siin vahepeal kõik jäid haigeks. Lapsed terved, vanemad haiged. Ja rohkem toarežiimil soojas olnud. Ma ei tea, mis selle praegu toimub. Niimoodi nagu tuleb haigus, läheb ära, tuleb tagasi ja siin nii me oleme. Aga täna tullakse sellele Piagiole järgi. See viiakse nüüd ära siit siis ja ma panen veel korra ta tööle ka, ma filmin ka, kuidas see käivitamine siin on. Et ma just vaatasin küünla üle, võtsin küünla maha, küünal on täiesti kuiv öö läbi seisnud siin. Midagi lekkinud ei ole läbi, et niiske või märg oleks täiesti kuiv. Ma olen seda ka kontrollinud,
et käivitamise hetkel paar esimest käivitust, siis võtan küünla maha, on küünal ilusti märg, et ma ei tea, vaatame, käivitame seda 1 000 000 korda ja küll ta lõpuks käima läheb. Ja siis ongi kõik, siis vaatame edasi. No ma ei tea, see on ikka täiesti ulme, mis siin see käivitamine aega võtab. Nii kaua peab nagu tööle panema. Ja milles see on? Mul pole aimugi. Et ma ei tea. Kas äkki on kütuse värk, kuigi ma ei oska öelda. Selles mõttes, et ma just vaatasin, küünal on täiesti kuiv, ööga ei ole seda märjaks läinud. Siis kui ma olen seda siin käivitanud paar korda või niimoodi süüdet andnud, siis läheb küünal märjaks, kütet saab. Säde on väga korralik, sest ma vist mainisin ka, et ma testisin seda selle sädeme testijaga ja sellega oli nagu säde väga kõva. Aga miks ta ei tööta? Ei tea, ju äkki on siis ikka seal selles tühikäigu mootor või mis iganes tühikäigu õhumootori või selle asjad äkki veel umbes või tahab ta saada lihtsalt uuesti õpetamist. Mul pole aimugi. Ma ei tea, see on mingi ulme probleem. Aga jah, ei tea. Täna läheb ratas ära. Et eks näis, mis saab. Ega siin midagi ei saagi, sest siin ei ole rohkem. Ei saa siin rohkem aega raisata ja raha, sest klient ei taha, et see läheks kalliks. Et sai siuksed kergemad asjad üle vaadatud. Ülejäänud on põhimõtteliselt võiks arvuti järgi lüüa ja siis arvutiga vaadata. Ma arvan. Võt, mul on mõtted otsad igatahes. Ja ongi tuba tühi jälle. Mis tühi? Siin veel tööd on. Tööd tegelikult ei ole ühtegi tööd enam. Kõik on valmis. Need ülejäänud 3 ratast ka, mis siin on nüüd, need Yamahad kõik, need lähevad ka mingi hetk ära. Ta veel täpselt ei tea, kuidas ta viib. Arvatavasti ta mõtles, et 2 tükki siis lähevad treilaga ja 1 ta sõidab ise koju. Aga praegu ei ole ilmad siin kõige paramad. Praegu on ka siuke vihmane ja siuke nõme ilm, ütleme nii. Kraadi on mingi 9 vist, aga ilm ei ole väga mõnus. Et jah, ja mis seal jääl? Rohkem ei olegi põhimõtteliselt. Et ega ma siin midagi ei tee ka praegu, sest ma ei viitsi, mul ei ole veel hea olla, nina on tatti täis ja kõik siuke rõve. Nii kaua kui ma ootasin, trolluli järgi tullakse, võtsin siit selle maha, vaatasin, juba Twineri filter sees täiesti kuiv, küll õlitamata, aga ma tellisin ka endale uue ju siin. Sest ega siit, kui pealt sisse vaadata, siis ei ole aru saada, mis siin sees on.
las ta jääb siis kuskile seisma, et mingi aeg võtab selle maha, või noh, ma korra võtsin juba, aga panin ta tagasi, et ta hoiaks seal, lihtsalt oleks ees, et õlitab selle ära ja paneb külge tagasi, siis kui jõuab sellega jälle siin tegeleda, võiks küll siin need ära minna, siis saaks rahumajja, oleks palju ruumi, natuke mugavam oleks mul siin neid tõstukil ka asju liigutada, praegu ei viitsi, või noh, ega väga mugavamaks ei lähe, sest mul on ta ikka ees, aga ei viitsi praegu seda rasket jurakat välja lükata ja tegelikult selle peab eest lükkama, et tõstuki saaks nurga alla panna ja noh, võtab aega see. Õnneks tõstukit praegu vaja pole ja siis saavad nii asjad olla. Ja mis veel? Ma tahtsin midagi veel öelda, aga nüüd mul läks meelest ära. Ja siis ongi, ega Rieiu peab ka tagasi kutsuma, sellele on ju tihendid ja asjad siin. Et proovime jamama selle karpaga siis jälle ükskord edasi. Ma mõtlengi nüüd, noh, vaatab, täna enam ei hakka talle kirjutama. Et, või noh, võib-olla kirjutan ära, ütlen, et paari päeva pärast, kui enesetunne juba parem on, siis võiks täitsa tegema hakata. Praegu siin ei taha niimoodi, et uks käib lahti ja siis seal külma käes teha. Igaks juhuks pärast saab jälle külma või midagi. Vot, aga mõttetu jauramine, video saab läbi siin. Jah, ega nii ongi. Davai, tšau siis!